Praegusel ajal on aktuaalne teema majandus. Kas see juhtimise seisukohast tekitab ka mingeid täiendavaid tegevusi või sa pöörad sellele eraldi tähelepanu, et kuidas sa seda käsitled juhina? Majandus on väga raskes seisus Eestis, maailmas ka tervikuna. No ma olen võtnud sellise üks on nagu juhtimine, kui ma räägin juhina organisatsiooni sisse, see on üks osa ja teine on siis tegelikult olles siis juhina ja minnes nagu siis Eesti ettevõtluse ette või siis Eesti nagu majanduse ette. Ja teadupärast pangad, olles ka rahvusvahelises kontsernides, saavad väga palju seda alginformatsiooni või seda midagi teha, tuleb öelda, et raha või rahavood on selline, kui ma ütlen, vereringe nagu majandusele, ehk see, et millised muudatused tuleb nagu rahasüsteemides ja me oleme integreerunud, siis see, mis toimub kuskil Euroopas või Ameerikas, omab meile mõju võib-olla 2-3 kuu pärast. Aga teades seda, pead sa minema ja üritama erinevates foorumites rääkima seda enne lahti ettevõtjatele, kui see teema jõuab ettevõtja laua peale. Ehk teisisõnu Ameerika kinnisvara surutis jõudis meile tegelikult see teema jõudis meile võib-olla mingisuguse aastase nihkega ja tal on tegelikult mõju nüüd juba suurtele turgudele ja ta hakkab mõjutama meie majandusettevõtjaid läbi sellega, et turu tarbimine mõneti langeb, eks ju. See on see selline kommunikatsioon, avatud ja julge kommunikatsioon, kus sa tegelikult räägid, mis toimub ja sa püüad ettevõtja vaatest rääkida, mida ta võiks ja peaks tegema selleks, et olla jätkuvalt aktiivne edasi. Aga pangas, ega pangas, pank on samasugune organisatsioon, eks me neid mõtteid, see, mis me räägime ettevõtjatele, need samu, see ei ole lihtsalt käitumu sõnade järgi, vaid oma tegude järgi, siis me tegelikult neid samu asju tegelikult räägime ka organisatsioonis, et selle tõttu ongi, et ma hästi palju sellistel kohtumistel seon nagu tänase seisu vaatega natuke laiemasse spektrisse ja püüan lahti mõtestada oma tarkusega, mis võib edasi juhtuda järgneva 1-3 kuu jooksul, sellepärast, et situatsioonid muutuvad nii kiiresti, et kaugeid prognoose on mõneti ebaratsionaalne teha.